Läheme läbi Tšehhi ja võiks jõuda sinna Saksamaale. No what's up? Tšehhis kuskil tanklas tegime kiire pitstopi, 8 tundi und. Nüüd tegime munaputru. Vennased on kõik seal. Tiksuvad. Väljas on 30 kraadi, what the hell. Crazy, this is crazy. Eks vaatab vastu. Et mida perset, mis toimub. Nii. Siin on sitaks gaasi. See on siuke pooltäis, see on täitsa täis. Peaks kestma ilusti. Kuigi vist tegelikult ei pea neid kogu aeg sisse välja lülitama, aga mida ma ka gaasist tean. Meil on kuradi rattad. On praegu üli mingi laia selle lensi peal, siis on võib-olla imelik vaanata, aga väga mõnus oli magada. Auto on täiesti viltu, siuke tunne nagu püsti oleks maganud, aga jaa, veri ei voolanud pähe vähemalt. Ja. Vaata siin see pätt on. Ja niimoodi ta reisib meil akna peal nagu hull. Ööste lõpp, kui palav on. Fucking 30 kraadi, kell on 8:30 hommikul. Väga rets. Eile oli 35, kui sõitsime ja täna lubab kuskil 37. Oi. Karm on see elu siin ikka, ega siin midagi kerget ei ole. Tegelikult öösel oli üli okei magada. Väljas oli vist mingi 22-23 kraadi. Ventikas sealt tõmbas õhku välja ja siis siit magamiskoha pealt. Seal meil on katlusaken, seal tegime akna lahti, ehk siis ta tõmbas õhku sealt sisse meile otse peale. Oi, päris mõnus tegelikult. Et nagu ma pidin täitsa tekiga magama, et nii tuuline oli. Aga davai, ma tõmban mingi talupoja pesu ja siis hakkame liikuma. No nii, me oleme kuskil Kesk-Saksamaal. Sõites oli väljas 43 kraadi sooja. Päris reitse raisk. Nüüd tegime väikse tankla peatuse. Ma teen endale lihapallid juustuga, pasta bolognese, väikse lõunalaksu ja siis paneme edasi. Sälli läks tanklasse meie veevarusid täiendama ja Rex on siin hullumas. No nii on lood. Jube palav on. Aga jube mõnus ka. What's up party people? Me oleme Belgias. Ma käisin just uuesti duši all siin. Väga mõnus on, nüüd läheb sälli. Sest et me pats on ikka õline, aga it is what it is. Belgias me tahtsime minna sinna kuskile kämpingusse. Aga me ei jõudnud ja kõik on kinni. Kell tegelikult ei ole üldse palju, aga lihtsalt meil ei ole enam palju vaja sõita. Nii et me mõtlesime, et me jääme lihtsalt siia ilusasse parklasse. Maaliline, täiesti lõppu ilus. Rekkad, teised autod. 24/7 Circle K on ka kõrval ja Burger King, nii et we good. Jah, et homme on 3 tundi siis sõita Prantsusmaale ja sealt praamiga üle Inglismaale. Kell on 8 õhtul. Võtsime laksupastat Circle K-st. Laseme need soojaks. Siin meil on üks pudel valget, üks pudel punast.
paneme need kinni ja siis hakkame filmi vaatama. Ilm on nii rets, what the hell, täna oli 45 kraadi sooja. 45 kraadi niimoodi sõitsime, et kõik aknad olid all. Selle pidi kinni panema sooja puhuri, sest sealt tuli veel soojemat õhku kui välja. No üldse täiesti taga vent undas soti peal. Mõtlesime, et nüüd on kõik ka. Rexile panime tal on mingi see päikese särk on ja et kui päike räigelt lõimab, paned selle augulise särgi talle selga, blokib seda UV-d. Selle viskasime vette ja siis sügav külma pooleks tunniks panime selle talle selga, jumala surnud. Mõtlesime, et nüüd on ka kõik, et nüüd läheb, aga ei ellu raisk. Ja jah, rets. Salli valmistub dušiks. Ära mine kuskile, võid siia tulla. Tudi, tule. Väga hea. Lähme sinna Eurotunnelisse, ehk siis vee alt on tunnel, sõidavad rongi peale oma autoga ja rong viib sind 35 minutit teisele poole Inglismaale. Eelmine aasta, kui me autoga käisime, siis me läksime praamiga ja see praam võttis fucking 10 minda aega äkki. No nii. Praegu keerame sinna tunnelisse või rongi peale hoopis või. Väga haige. Smells like eggs. This is crazy. Now, selle rongiga, kus me oleme vee alla ja siis vee all tunnelist Inglismaale. On päris crazy. Täna on pikk rong ju, such a long train. What the fuck? Siuke tunne nagu, it feels like we're gonna drive to England through the train. This is what I thought it was. Like just a tunnel. Yeah. Switch off engine, apply handbrake, leave car in first gear or park, keep windows open halfway. No flash photography, no smoking, no getting out the car. The windows are because when water comes in, then you can easily get out. I think. Consigne suivante. Assurez-vous d'avoir bien serré votre frein à main, passé une vitesse, mis votre véhicule en position parking. Need on kõik, need on maa all. Mingit keeli täis, siis püsib ülikaua külm. Ja tiksuda siin. What the hell? Jõudsime eile kohale mingi 11. Ohi, kui pikk sõit oli. Terrassile kõik teised läksid koertaga jalutama. Siuke pidu on. Rets, vaade. Väga rets. Väga lahe, noh. Asjalad on muutunud natukene. Hoopis munapudru sõber olen nüüd. Kämpaga tulles gaasi peal munaputru nii hea teha. Kurat, nii hästi tuli välja ka, nüüd hakkas täitsa meeldima. Kiirem ka kui mune keeta. Aga ikka sama, mis keedumunadega, et
5 või 6 muna, 2 või 3 kollast. Elu on ilus. Väike pauk kohvi ka siia kõrvale ja rohkem nagu polegi midagi tahta. Yes, that's what's up. No, mingi pilder on seal. Niimoodi see tikk siin on päris lahe. Päris lahe. Ja me teeme kämperi tuuri. Läheme näitame teile, mis seal on, mida seal ei ole. See on Salli vanemate maja, kust ma just praegu tulen. Ja kämpa on kuskil neil naabrite hoovi pargitud. Ai, sai lahtuke. See on siuke huvitav rajoon või noh, küla. Kõik on ülirikkad. Ükski maja või kõik majad maksavad üle milku enam-vähem. Enamustel on merevaade. Ja ma olen näinud nädala jooksul ühte inimest, kes ei olnud valge nahavärviga. Ehk siis rattaid lukku panema ei pea. Okei, nali naljaks. Kultuuride segunemine on ju tegelikult. Seal on meri, seal on mingi laht. Meil on kõik maru rikkad. Eelmine kord, kui ma siia üles kõndisin, siis kohe tuldi välja, et mida sa teed siin, kes sa oled? Ma küsisin vastu, mida sa siin teed, kes sa oled? Mida pitt on? Ja siin on. Kurat, aga nüüd möllab. Värvise käega sealt ülevalt. Hey, just checking my camper. Some bloke was asking who it was, my boy. The neighbour. What they ask? He asked who the camper was and who it belonged to. Ah, They thought it was a stranger. no, it's me. Yeah, as I say, yeah, still here, all in one tack, mate. Nobody's been up here trying to attack it or You wanna paint my car as well? Come on, give it a little bit. yeah. Wagwan, my brothers. Katse number 2, lähen vaatama, kas see pilder on ikka veel seal, plastib oma mussi või mitte. Päris jõhkrad mäed on siin. Kõik on üles-alla. Käin rattaga trennis iga päev. Ja, siuksed pakud on all, sa ei juhta ettegi. On mõnus ju. Veobuss. Ma täitsa lahti seda markiise ei teinud. Aga sellegi poolest. Selline see pill nüüd on. Aga vaatame üle, mis ma siin kõik teinud olen. Ja mida veel võiks teha. Siin on siuke asi. Ka väga oluline. See käib kokku ka, siit käivad jalad kokku, siis on hea ära ladustada seda kuskile. Muidu on veits liiga kõrge see aste ja meil automaatselt ei ole. Siit ka. Teest. Inimeste ära. Ja siin kämbase harja ja köögirätikuid. Et ei teagi nagu millest alustada. Aga noh, esiteks kõikidel akendel on need pimendavad on ja on sääsevõrgud. Kõik aknad käivad muidugi lahti ka ilusti. Niimoodi. Siit päris palav on. Ja ma teen äkki lihtsalt niisama tuuri kõigepealt, et mis on ja siis saame vaadata, et mis ma siin ära teinud olen. Ka aken lahti.
aga alustame äkki eest. Kus mis on? Siin on sõiduruum. Sõiduruum on üsna nagu... jalanõud peab ära võtma. Toas jalanõudega. Kuidas siis niimoodi? Noh, midagi erilist siin ei ole. Siit käib elekter sisse välja, siit käivad käigud sisse välja. Kojamehed, suunatuled, 3 pedaali. Makk on ka. Maki ja helisüsteemi ma panin kõik uue, aga ma näitan seda pärast. See läheb sinna rubriiki, et asjad, mis ma siin teinud olen. Jah, midagi erilist ei ole, näed, käetoed panin ka ja ega need istmed ei ole kõige mugavamad, nad on siiski 30 aastat vanad istmed. Ma praegu siin vaatan hoolikalt, et kas saab kuskilt mingid vanad kapteni toolid mõnest autost, näiteks Chrysleritel kunagi olid hästi mugavad, ma tean. Aga seda peab vaatama. Kurat, siin on nii palaab. Panin just elektri sisse, nii et... Nii, väga hea. Aga ei, tegelikult selles suhtes sõita oli võrdlemisi mugav, et kuulasime mussi, kuulasime podcast'e ja nagu midagi hullu ei olnud. Natuke palav oli lihtsalt. Mõtla selle. Ta ei unnaks taustal nii kaua. Ta tõmbab õhu liikuva küll ilusti. Teeme lihtsalt aknad lahti. See on see Max Air Deluxe või mis iganes. Nii siis. Päris palav on, higi jookseb. Üleval on siis magamine. Seal on katusaken, seal on niisama aken. Seda küljeakent me ei ole isegi lahti teinud, aga katusaken tegime iga öö lahti. Niimoodi, et katusaken lahti ja selle Max Airi panime välja tõmbama. Ehk siis ta tõmbas sealt katusaknast õhku sisse. Siuke tunne nagu tuul viiks ära vahepeal. Et kuigi väljas oli mingi 23-24 kraadi öösel sooja, siin kuuma lainega, siis pidi ikkagi tekiga magama, sest nii tuuline oli lihtsalt. Aga täitsa okei, nagu alguses oli mul nagu imelik, et siin ääre peal magada, et täitsa hirmus on. Aga lõpus harjus ära ja sai täiesti nagu normaalselt magatud. Ümber ringi, siis on kõik siuksed kapid on ja mingid sahtlid ka. Siia tegelikult tahaks mingid võrgud ette panna, sest praegu nagu liikuvaid esemeid sinna väga panna ei saa. Siin täpselt samamoodi kappe lihtsalt täiega. Suuri esemeid, saab väljast seal, kus ma need toolid ja asjad välja võtsin, et seal saab suuri esemeid tegelikult ladustada, et see on siis see diivan siin. Et mahub küll, 2 tooli, 1 laud, ma arvan, sinna mahuks 2 tooli veel ja vajadusel veel mingit kraami. Et tegelikult ruumi nagu on. Ma muutsin selle kaamera lensi ära, siis on natuke parem, näeb rohkem. Ehk siis siinpool on see diivaniala või lauaala, kus saab istuda ja süüa ja siinpool on lihtsalt see lai diivan. Ja ma täpselt siukest otsisingi, et kus oleks siin, et saaks chillida, istuda ja kui on uneaeg, siis lähed üles magama ja ongi kõik. Et all ei ole nagu mitte mingit magamise tegemist, et kogu aeg on elutuba ja magamistuba eraldi. Ja see ka, et paljudel on veel siis niimoodi, et selle diivani asemel on kapid või mingi köök või mida iganes. Ma vaatan, kurat, mul on nii palju neid kappe siin, et mul nagu rohkem küll midagi kuskile panna ei ole. Et siis oligi, et kohe kui otsima hakkasime, siis ma sain aru, et davai, et see on see ainuõige variant meie jaoks, mis ma arvasin, et on kõige mugavam ja kõige lahedam. Ja tõesti, ma olen ülirahul. Ja siis siin taga on köök. Köögi kohal on see Max fänn, ja kui süüa teha, siis paned selle tööle ja mitte mingit toidulõhna ega mitte midagi ei ole. Akna saab ka muidugi tagant lahti teha. Gaasipliit 2 sellega. Siis on kraanikauss. Siin peal on kohe lõikelaud. See mulle ka täiega meeldib, et on nagu, ma ei oskagi nüüd seletada,
et tihtipeale neil kämperitel on see, et kõik on mingi kuidagi kinni aetud ja mingid plaadid ja asjad käivad igalt poolt. Siin ei ole midagi, siin on lõikelaud, mida ma kasutan kogu aeg. Siin all on pliit ja ongi kõik, näe. Üleval on siis kapid, kuhu mingeid toiduasju panna. Klassikaline noad kahvlid, kruuvikeerajad, prügikast on seal all ja külmkapp. Ohohoo, ei ole nii. Vaata jälle. Isegi külm on. Täiesti haige on ja külmik püsib nii kaua külm. Kuigi mul on ta välja lülitatud. Nüüd panin sisse. Siin ei ole. Ma panin kõik puhtaks. Külmik on siis 12 voldi pealt. Üli hästi toimib. Siia sõites meil oli külmik kogu aeg sees. Meil oli külmik ja see ventikas olid kogu aeg sees. Mitte kordagi ei lülitanud välja. Ja väga mõnus oli. Ja mul praegu siin ei ole seda tehtud, et ma saaksin seinavoolu ennast ära ühendada. Sest ma panin siia uued akud ja kõik uued süsteemid on ja mõtlesin, kas on vaja seda seinaühendust üldse ja tuleb välja, pole üldse vajagi. Kõige madalamaks, mis me aku saime, praegu on 86% näitab. Aga kõige madalamaks, mis me saime, oli 45 ja see oli siis, kui me kuskil mingi 30-40 tundi lihtsalt seisime koha peal. Et päikeseenergiast siiski veel tuli, mul on 2 päikesepaneeli katusel. Aga see oli ka kõik. Aga ma räägin elektrist hiljem. Nii, siin on üks suur kapp, kuhu saab riided rippuma panna. Seal on veel mingid, siin on mul lihtsalt pandud mingid salli rattakiiver ja mingid süüksed asjad. Ja siin all on meil truuma. Siuke truumamasin. Siin on üks huvitav nupp. Kui seda nuppu vajutad siis, ja kraani lahti teed, siis kraanist vett ei tule, aga vesi jookseb truuma tühjendusaugust otse teele siis. See on see kuumaveepoiler, kui sa tahad seda tühjendada endale enne talve. Vajutad seda nuppu ja ta jookseb tühjaks. Mina seda ei teadnud. Mina arvasin, et mul on kuskil mingi leke. Ehk siis me lammutasime kogu WC välja leket otsides. Hakkasin seda truumat välja lammutama, et kus see leke seal all on. Ja siis üks tüüp tuleb, et kuule, aga mis see nupp teeb huvitav. Ja siis saime aru, et jah, aga vähemalt me teame, mis siin WC-s seinte taga on ja mida kõike veel, jube lõbus oli. It is what it is, sometimes win, sometimes lose. Eks see olegi, et ostad kämpa ja siis ega mul pole varem ju kunagi olnud ka kämpingut. Siis ei tea, kuidas need asjad käivad. Aga näe, vaatame WC-d ka. WC on siuke iludus. Tegelikult on jumala pull WC. Asjalik. Jälle siit eest ära. Tuled ka põlema. Siuke, ma ei tea, nagu ameerikalik veits. Igal pool on peeglid. Üleval on see katuse luupen ja on igast prahtilisse tulnud see tutti ja kinni. Siis on dušš. Kraan. See käib siit eest ära enne. Saad selle niimoodi ümber panna. Ja saab duši võtta, see käib siit välja. On mul vett ka praegu. Vähe on vist. Ilmselt on tühi enam-vähem. Nii, selle siit eest ära. Niimoodi. Ei, WC on normaalne. Ja siit kinni. Mõlemad käisime üks hommik duši all. Siis kui kuskil bensukas elasime. Siis käisime mõlemad hommikul duši all. Aga jah, nagu mõnus on, et kui vahepeal olid mingid olukorrad, et kui peatusime, et ei olnudki WC-d, siis on hea, et saad siin kohe ära käia. Ei ole mingit stressi. Veits kuuled, et tundab ka see Max Fan on, jah. Ma võib-olla ei kuule ka, ma ei tea. Aga niimoodi ta ongi. Üliminimaalne nagu. Praegu siin on 10 raskusastet, mitme peale saab panna. Praegu oli vist 3 peal. Kuule, aga rohkem mul siit nagu midagi nagu näidata ei ole. Kõikide diivanite all on siis panipaigad. Aga
aga ma hakkangi äkki neid panipaikasid näitama. See muidu, mis siin on, see käib kõik üheks suureks voodiks ka vajadusel. Vaat, nii on vähe asjalikum. Ja ongi terve suur üks voodi. Näed. Vot nii. Siin on siis üks voodi on ja siis see on see, mis on väljaspoolt ka ligipääsetav. Siin on mul igas mingid, noh, see on see kate, mis käiks akna peale talvel. Tegelikult nagu ruumi on täiega. Siin ongi, mul on laud, 2 tooli. Selle katte ma ilmselt viskan minema üks, et mul lihtsalt ei ole seda vaja, ta võtab mõttetult ruumi. Aga igast asju saab siia mahutada. Nüüd paneme need asjad tagasi. See Max-Fan töötab nii hästi, et juba on nagu ülinormaalne siin olla. Et kogu aeg tunned tuul puhuks. Et ta tõmbabki välja ja tõmbab eest seda õhku täiega niimoodi sisse. Nii, aga võtame need asjad siit teinest ära. No nii, see on siis esimene. Selle siit teest ära. Pääseb paremini ligi. Vaat nii. Siin on lihtsalt storage. Mul on siin mingid tennisereketid, mingid tööriistad ja värgid. Võtame selle veits ära. Jah, et see ongi. Kui me liikuma hakkasime, siis me leppisime kokku, et see on nagu siuke storage, millele ei pea kogu aeg ligipääs olema. Et siia läksid asjad, mis meil tõenäoliselt reisijooksul vaja ei läinud. Sest kui need diivanid on peal, siis on nagu keeruline tõsta neid ja ei pääse nagu nii hästi ligi. Ja nüüd on kõige olulisem. Nüüd hakka, siia ei julge sissegi vaadata. Siin on siuke litakas. Nii siis, see on siis see viimane suurem panipaik. Siin, kui ma ostsin, oli juba ehitatud see elekter, ja tal oli üks 100-amprine keelaku siin ja mingi väike inverter. Ja siis me mõtlesime, et davai, et nagu uuendada tahaks niikuinii, et kuidas teha, kuhu panna. Pakuti välja, et pane istmete alla, ja siis me mõtlesime, et kurat, et me ajaliselt lihtsalt ei olnud väga palju aega ka. Otsustasime, et ei, et teemegi lihtsalt siia ja mahutame need asjad enam-vähem ilusti ära. Praegu võib tunduda, et ilge juhtmete möll on, aga me meelega jätsimegi hästi pikad juhtmed, et vajadusel, et kui ma nüüd koju tagasi lähen ja otsustan, et ei, et ma tahan ikkagist kuskile mujale kogu seda kupatust, et siis ma saan neid samu juhtmeid kasutada, lihtsalt vean kuskile edasi, lõikan lühemaks ja nii edasi. Et jah, pealtnäha võib tunduda nagu suur segadus, aga tegelikult on enam-vähem läbi mõeldud ja peaks üsna turvaline olema. Aga eks ole näha, no siiamaani ei ole põlema läinud. Jah, mis mul on siin, mul on 3000 vatine inverter, aga see on mingi hiinakas, ehk siis reaalsuses äkki 1500. Siis mul on siin 2 100 ampertunnist liitiumakut. Need on ka hiinakad. Aga toimivad päris hästi. Siis mul on üks mingi enam-vähem korralik DC-DC laadija. DC-DC laadija on siis siuke asi, et sõidu ajal ta on ühendatud siis sõidu või selle auto akuga ja läbi keneka. Kenekas laeb auto akut ja auto akust siis tuleb siia DC-DC laadijasse ja DC-DC laadija siis omakorda laeb neid liitiumakusid. Ehk siis sõidu ajal mul seda momenti väga ei ole olnud, et mul akut täis ei oleks. Kas siis päikesepaneelidest, seal on näed kontroller ka paneelidele, see oli siin juba olemas, selle pidi lihtsalt ümber seadistuma liitiumakudele ja väga hästi toimib. Et päikesest tuleb DC-DC laadijast ja nagu ma ütlesin, siis seinast praegu elektrit võtta ei saa. Aga ma ei tea, kas mul üldse seda vajagi on. Nii, vaatame. Siukse asja ühendasin ka nagu battery monitor. Ehk siis see näitab kogu aeg, et palju tuleb sisse, palju läheb välja,
mis on hetkel, et praegu on 85% täis. Ülinormaalne. Jah, ja siis nii ongi, siia paneme siuksed jaotuskastid ja siit lähevad kõik sisse hülssidega. Rohkem nagu polegi midagi öelda, et kõik nagu toimib. Et jah. Inverterist tuleb siia pistikusse vool ja siis sinna seina peale pistikusse tuleb ka vool. Kus see on? Plõks. Ja näe, toimib. Ma sõidu ajal mingi hetk, mitte sõidu ajal, kui seisime, siis panin ta tööle ka ja ühendasin läpakad, telefonid, asjad ja panin korraga kõik taha. Lasin natuke aega olla ja vaatasin, et ma just selle pärast, et testida, et kui soojaks ta läheb, aga ta ei läinud väga soojaks. Ja eks siis jah, et kui ma nüüd midagi siit tahan nagu ära ühendada või ma ei tea, midagi laadida, pleislat tahan mängida, mida iganes. Eks siis peab lihtsalt vaatama, et ta ei läheks väga kuumaks. Aga iseenesest mul on siin nagu vahet sees ja see plaat on ka akude peal, et seal on ka 5 sentimeetrit. See plaat, kui peale läheb, siis ei ole väga palju ruumi, see on mingi sentimeeter äkki. Aga siiani ma ei ole teda väga kasutanudki ja väga soojaks. Kui kasutasin, siis ta ei läinud ka väga soojaks. Siukene elukas see on. Andres aitas, või põhimõtteliselt Andres ehitas selle retsvend. 2 või 3 päeva läks aega äkki. Ja jah, vahepeal oli küll siukseid hetki, et mingi juhtme ühendasime ära ja siis kõik tuled läksid kustu ja mitte midagi enam ei olnud. Aga lõpuks saime kõik ilusasti tööle ja väga mõnus oli siia tulla. See oligi siis üks nendest asjadest, mis ma tegin enne tulekut. Inverter, akud, DC-DC laadija, baterimonitor ja päikesepaneelid ja kontroller, see oli juba olemas. Inverter oli 70 €, akud olid mõlemad 160 €, DC-DC laadija äkki oli mingi 120 €, baterimonitor oli 60 €, kaablid ja kõik kaablitega koos. Jah, see oli nagu võib-olla isegi kõige kallim, et mingi 3-4 sotti olid kaablid ja asjad. Aga neid läks ka palju ja me kumbki Andresega ei ole kunagi seda varem teinud, eks me ei teadnud palju meil tegelikult vaja on, siis kaableid ma ostsin natuke liiga palju. Mingid hülse ja kinge ei alati puudu, pidi alati poodi tagasi minema. Aga lõppude lõpuks ma olen tööga või ma olen selle tulemusega olen väga rahul. Nii, kuule, aga ma panen selle kokku tagasi. Väga hea, ma selle rätiku välja tõin. Vaatame järgmist asja, mis ma ehitasin. Või mis mina ei ehitanud. Sellega ehitas Ahto suuresti. Et selle Max Fan'i panime. Max Fan maksis minu meelest selle 400 €. Selle ma ostsin ka, et saab kinni panna vajadusel. Ja siin on valgustiga. Väga mõnus asi. Saad sisse, välja. Saab panna mingid autoresiimid ja mis kõike veel. Panen põhja korra. Praegu tõmbab välja, kui uksed aknad kinni paneks, siis tõmbab vaakumisse. Siis tõmbab nagu see allveelaev, mis seal Titanicu juures käis. Ai, see on hea asi. Nii. Mis mul siin veel on? Aga nagu ma enne ütlesin, siis need käepidemed panin. Kuskil siin peaks üks asi eelolema, näen, vaata. Siukse asja ostsin ka. See eelmine heli, mis siin oli nii halb. See oli täiesti kohutavalt halb. Ehk siis siin oli ainult siin olid kõlarid.
raadio, vaatame, mis tuleb. No nii, Pioneeri Maki ostsin. See on siis, et mingi Bluetoothiga siin CD-d sisse ei käi, põhiline, et saaks Bluetoothiga ära ühendada. Siis siia sisse panin hertsi kõlarid, teisel pool on samasugune ja siis ehitasin niisuguse kasti siia. Nagu esimese korra kohta päris okei, nagu näeb siuke. Näitan väljaspoolt. Noh, siukene kast. Jah, ma tegin enam-vähem mingi papist šabloonid, siis Rass aitas mul need mingiks XTXXFP failiks teha ja Rait lasi mineerist välja. Ma liimisin kokku need PVA-ga ja panin ka mingid hertsi kõlarid sinna. Mingi hertsi tiek kõlarid või mingi tieki kõlarid. Nad on siuke mid-level. Et nad ei ole nagu nad ei ole päris entry, aga nad üli hästi toimivad. Mul pole küll nagu mitte midagi kurta. Võib-olla supakat oleks vaja, aga võib-olla ei ole ka, ma ei tea. Nagu täiesti ajab asja ära. Nagu rohkemgi ajab asja ära, et ülikvaliteetne on. Ootab tonnina julgus. Kaba kukkus mutta, sabata sisalik ära ruttab. Tuu siia mulle sulle üks jutt ja kuhu ikka otse sütta. Tuul juustes tuuseldab, mõte tuulel smuugeldan. Tahan olla 3 korda suurem ja siin porgandid ilma juurteta kukuvad ümber jengatornid. Kõik tropid, kes enne siin olid jormid, kui mõttelen kaob hekki ja must silmaring võib tekkida. See makk ise oli mingi 80-90 eurot äkki. Kõlarid olid mõlemad kokku 110 eurot. Siis kasti tegemine ja sellega kõik oli kuskil 70-80 eurot. Siis mingi kaableid ja asju ostsin ka, mingi 10 eurot siia-sinna. Ja hakkas mingit laamendan siin. Ja ongi kõik, ülikõva muss. Sellega vähemalt kõik. Viimane asi, mis ma siis paigaldasin, võib-olla oli midagi veel, aga praegu ei ole meeles. Teeme ka potialusega lahti. On siin siuke asi. See elukas siin. Game changer. Juba Eestis, kui ma panin, siis ma juba nagu tundsin kohe, et okei, et see oli õige asi. Aga siin ka pikkadel sõitudel, et väga asja ette. Nii, vaatame. Püsikat ise ei osanud paigaldada. Püsikas viisin mingi tüübi juurde, kes siis paigaldas ta. Ja kus ta on? Kuskil ta siin on. Näed, siin on siis selle püsika nii-öelda mootor. Siit läheb tross. Tross läheb. Ja läheb sinna, kus on tegelik gaasitross. Ja siis sellelt püsika trossist või püsikal läheb ka tross. Siit on paremini näha. Eks ta läheb sinna samma kohta. Ehk siis, kui sa paned püsika tööle, siis see mootor siin tõmbab oma selle trossi sama pingule, kui on see gaasitross. Ja siis ta jääb niimoodi hoidma. Ja saad panna juurde, siis ta tõmbab siit trossi rohkem pingule, saad maha lasta. Siis kui võtad püsika maha ja vajutad veel ühte nuppu, siis ta tõmbab selle eelmisele kiirusele, mis ülimugav. Ainuke asi, mis tal on, et tal ei ole seda, et hoiaks distantsi esimese autoga. Aga kurat, see pill ei käi nii üldse hästi edasi ka, et siin ei olegi mingit distantsi teise, et kuradi ma panen mööda must. Et jah. Ja siis selle paigaldasime ka. Aga see on nagu väike asi. LED-paari. Mootor on 2.8 diisel. Eelmine omanik tegi just mootori vahetuse. Mis ta ongi? See mootor on siis sõitnud nüüd 7000 kilomeetrit. Muidu oli 2.5, tema pani 2.8. Ja korralikult tehtud. Kui ma seda ostmas käisin, siis tal oli seal mingi oma garaažike ka, kus ta taastas siis autosid mustadele numbritele. Ehk siis mingi, pensionäärist härrasmees, kellel on lihtsalt siuke hobi. Kõik on nagu hästi tehtud. Ja, väga kõva pill on.
täiega rahul. Püsikas 4 sotti, püsika paigaldus 3 sotti. Päris krõbe, aga on mis on. Selline see elukord on. Ja siin siis, siia käib vesi. 100 liitrit. 100 liitrit käib siia. Katusele ma ei viitsi ronida, seal on 250 vatist päiksepaneeli ja see on kõik. Ja taga on siis rattahoidla. Siin meil oli 2 ratast peal, kui siia sõitsime. Mis siin siis veel vaja teha oleks see, et kõik, mis on nüüd on nagu juba sellised mugavusasjad, et tahaks uusi istmeid, kõrvalistet tahaks sellist, mida saab ümber keerata, siis avaks kohe seal elu osas, avaks kohe mingi uue liikumise, et siin oleks nagu üks istumiskoht juures, seda ei ole vaja pöörata. Seal on niikuinii diivan ju. Need 2 uut istet, see oleks nagu number 1 võib-olla isegi. Siis ma ei tea, kas selle elektrivärgi vaataks üle. Praegu nagu sa nägid, siis seal on neid juhtmeid ja asju ikka on. Et saab korralikumalt teha niimoodi, et ta on ikkagist viisakas, et teed lahti vaatad, ops. Aga see ei ole ka nagu praegu kõige pakilisem asi. Tehniliselt on autol kõik korras. Tehniliselt kõik toimib väga hästi. Ja mitte midagi põhimõtteliselt pole pidanud tegema, mingi tolmupõlle pidime ära vahetama. Võib-olla tahaks uued väljad panna, spinnerid näiteks. Välja äkki paneks mingi LED-riba, LED-valgustuse. Ei olegi nagu midagi teha. Mingid nipet-näpet, mingid hoiupaigad tahaks kuskile panna seintele, mis on võrgud käivad. Näiteks magamiskohta ja nii edasi. Kuule, aga davai, ma pakin kokku ja siis ma arvan nagu sai. Kui mingi küsimusi on, siis küsi. Kui sa mõtled kämpat osta, siis kirjuta mulle. Ma siin seda kämpat ostes sai päris palju uuritud nende asjade kohta. Päris palju erinevate inimestega räägitud. Kõik andsid väga head nõu. Väga head nõu. Ülikõva nõu. Tõesti nagu ilma teiste abita poleks ma siia jõudnud. Oli hea laud ka. Just niimoodi. Teise. Olemas. Üks asi, mis jäi ennem näitamata. See käib niimoodi ka. See on päris hea tegelikult. Eriti kui koeraga reisida. Nii valgeks läks, paneme selle kinni, muidu hakkab diskoks läheb muidu. Nüüd paneme ühe hea suraka Aperol. Tesime Aperolin. Hei tüün. Prosek. Väga hea on.
Oh, juba pudel tühi. Just tegin lahti. Niimoodi tehakse Aperoli. Ma ei saa aru, miks keegi peaks siia mingit gaseeritud vett vahele väänama. Unbelievable. Mis on gaseeritud vett siia paneb? Vett ja alkoholi kokku. Oh my god. Pudenen diivan vahele väiksed sendid ja puldi meri, see nupp on kinni, ain kerib, kahe padja vahel rabelen. Olen mees poolikus habemes, põsed on paljad, silmis on namaste. Muidugi vaatame järgi nüüdseks hääbuvale kajale, mis märgib mu särgid ilma kaarte ruletti mängib. Kompassid lööb sassi, 432 hertsi jämmib. Sõrm ei hammastel kinni, torman mööda lammaste ringi. Happy feet, penguin, täna kõnnime teel on sildid. Drop the croissant, igal pool on breakdance. Drop the croissant, igal pool on breakdance. Dropped my croissant, igal pool on breakdance. Toss on jalas, toss on mänts, kui pilt on väike, enhance. Drop my croissant, igal pool on breakdance. Drop my croissant, igal pool on breakdance. Toss on jalas, toss on mänts, kui pilt on väike, enhance. Drop my croissant, igal pool on breakdance. Kahe sõrmega nagu kopames, otsin koduvõtit ja raha. Küüne alused alati sopased, too old for this shit, tra. Ujun pudise scrolli, mu pudi näpud maru pudised, pudi sees ja poi on unine, nagu läheks uuesti kooli. Kus on mu pliiats, kus on mu pinal, ma magasin sisse täna kadunud asjade maailma. Asjadest olen taamal, keegi mu natist haarab, pilt sahiseb, pilt ei püsi. Mingil muul mõtteskaalal on see diivan, tühi. Drop the croissant, igal pool on breakdance. Drop the croissant, igal pool on breakdance. Dropped my croissant, igal pool on breakdance. Toss on jalas, toss on mänts, kui pilt on väike, enhance. Dropped my croissant, igal pool on breakdance. Drop my croissant, igal pool on breakdance. Toss on jalas, toss on mänts, kui pilt on väike, enhance. Drop my croissant, igal pool on breakdance. Drop the croissant, igal pool on breakdance. Drop the croissant, igal pool on breakdance.